siis mingisugune. Noh, ma teen siis enam-vähem. Kas ma saan mingid pikkused siia joonise peale ära märkida? Üks joon on veel tegemata. Tegelikult tahaks selle siin punaselt teha, sest see on see, mida ma otsin. See on siis see, mida me otsime. Nii. Ma küsin, et kas ma saan mingeid nagu väärtuseid siia joonise peale märkida? Jaa. Kaspar. Jaa. Et me teame, et suurema ringi raadius on 6 ja väiksema ringi raadius on 2. No selle kolmnurga see alus või noh, see vertikaalne kriitlus on 4. See vertikaalne on ülevalt alla. Jah. Oota, 4, kus? Nagu see jah. See on, jaa. Sul on õigus. Jah, sest see siin on 2, on ju. See siin on ka 2. Jaa, ma olen nõus. Kas midagi veel on võimalik? No see on see ruut. No see on selle roosa kriipsuga sul saad. Nii? No siis see... Ma tulen siis sinna üles. Sa jääd kaamera peale lihtsalt. Selgita sõnakäigu ikka. No see on ruut, siis see on ka 2. Ta ei ole ruut. No peaaegu on, et umbes 2. Sa ütled, et see siin on umbes 2 või? No circa. Okei, jätame meelde, aga ärme seda võta liiga tõsiselt. Sest me kunagi ei tohi nagu joonist vaadata ja öelda, et see on ruut. Kui me tõestame kuidagi ära, et see on ruut, siis küll. Aga nagu hetkel lihtsalt joonist vaadata, me ei saa öelda, et see on 2. Ei ole lihtsalt nii. Ta ei pruugi olla, see võib olla 2,001. Aga selles suhtes jah. Ta võib-olla on tõesti umbes 2. Ta ikka ei ole 2, vaata. Kui sa seda joonist ka vaatad. Selle väiksema ringi raadius on 2, on ju. See väike joon, ta ei puuduta, see nagu ta ei... Nagu ta on veits raadiuselt väiksem, vaata. See on mingi väike tükk, väike vahe. No umbes 2. Ta on umbes 2. Ta on umbes 2, aga me näeme, et ta ei ole... Ta siis jah, ta täpselt 2 ei ole. Aga kas me saame nagu... Ma vaatan siia peale. Siin on ka ju midagi, mida me teame. Mida me teame? Hüpotenuus. Jah, aga kas me teame mingeid pikkuseid ka? No me teame seda ühte... Noh, A-d näiteks, see on 4. Kus on A? No ütleme, et see on... No see on A. Et see kogu lõik või? Ei, nagu see on A. Et see on A. Okei, olgu. Nii. Jah. Aga ma mõtlesin nagu siin. Et kas me teame midagi siit ka? Kas Kaspar ka teab? Oh, jaa, see on see. Teisnurks või kolmnurks on see. Jaa, ma mõtlen, kas me teame mingeid pikkuseid, mida me saame siia joonise peale märkida. Kas me teame mingeid pikkuseid, kui me vaatame seda joonist ja me teame ringide raadiuseid? Ja, see on 2, see. See või? See, jah. Sul on õigus, see on väiksema ringi raadius tegelikult on ju. Ja mis see siin on? No see siis on 6. Nõus. Jaa. Seega, kui me need siin nagu ühendame, mis on kogu selle siis hüpotenuusi pikkus? See on 8. Nõus, jah, kogu see hüpotenuus on 8. Okei. Ja nüüd hakkab looma. Et jah, ja nüüd eesmärk on jätkuvalt
saada kogu see punane või roosa joon siit kätte. et jah, ma ei tea, ma tegelikult noh, ta on siin umbes 2 jah, aga me ei saa teda, kui ta on umbes 2, siis me arvutustes ei saa seda niikuinii kasutada. see valus on neid. Mida? see valus on neid. 3 on valus. Selle? Jah. ma ei arva, said. Jaa, seda saab leida, sest see on täisnurkne kolmnurk tegelikult onju. aga jah, selles suhtes. jaa. jah. seda alust on võimalik leida küll. aga siin on teemaks sarnane kolmnurk, kas keegi seob seda sarnaste kolmnurkadega ka ära? mis on siis sarnasustegur? siin, kui ma küsin niimoodi päris juba teemasse sisse liikudes. sarnasustegur on ikka mingi number. kui meil on mingisugune sarnaste kolmnurkade situatsioon, siis vaatame, et näiteks A, B, C. A, B ja C on need suured küljed. ja vaatame, et see väiksem kolmnurk, mis on siin sees. vaatame, et tema küljed on siis, ma ei tea, A, B, C, K. noh, peaks tegema väikse K. K, L, M. kui meil on sarnased kolmnurgad, siis me võime väita, et A jagatud. ma panen nüüd selle mustri kirja. B jagatud, C jagatud. kui meil on tegemist sarnaste kolmnurkadega, siis me võime väita, et A jagatud K-ga võrdub B jagatud L-iga ja C jagatud M-iga. ja ühtlasi kõik need 3 tehet annavad meile sellise asja nagu sarnasustegur. ehk siis, kurat, siin K on juba võetud mul. ma panen siis sõnadega kirja. tavaliselt sarnasustegurit me tähistamegi K tähega. sarnasustegur ongi lihtsalt see number, et nagu, et mitu korda on see suurem kolmnurk väiksemast siis suurem. et kui suurem kolmnurk on 2 korda suurem, siis see sarnasustegur võrdub 2-ga. aga kas me suudame selle sarnasusteguriga siin välja arvutada? kas meil on kuskilgi võimalik seda teha? hetkel siis ma oma silmadega näen, et siin on see suurem kolmnurk. ja siis on see väiksem siin. ning nende kolmnurkade nurgad on kõik samad. siin on täisnurk, siin on seesama nurk neil ühine. ja kuna nurgad on neil samad, siis võime väita, et tegemist on sarnaste kolmnurkadega, aga Kaspar, kuidas sul läheb? sellega, jah. kas me saame midagi leida? jah, ikka saab. kas me teame üldse näiteks, et kui suur see alumine punane osa siin on? 2. sul on õigus, jah. see on siin 2. ning kui me leiaks selle ülemise ka, siis me saame need kokku liita. siis see on, 1, 3 kokku. aga kuidas sa tead? kui siin on see, kui need on sarnased kolmnurgad, siis seal on see hüpotenuus on 2 korda pikem kui see A, nii et nagu me teame, et seal on hüpotenuus 2 selle väiksema kolmnurgal. ja see on 2 korda vähem, siis see on 1. aga kust sa tead, et ta on 2 korda vähem? 4 on 2 korda vähem kui 8. aga need on erinevad küljed. või oota, sa räägid praegu erinevatest, sa räägid hüpotenuusist ja kaatetist. jaa. niimoodi me seda sarnaste kolmnurkade sarnasest tegurit ei leia. me peame rääkima
selle suurema kolmnurga hüpotenuusist ja väiksema kolmnurga hüpotenuusist. Niimoodi me saame võrrelda. no okei, no siis see on noh. 4 korda vähem. Kuidas sa selleni jõudsid? no 8 korda 2. Jah, täpselt nii. Ehk siis hetkel selle situatsiooni sarnasustegur siin, me saame siit hüpotenuusist selle kätte, sest terve selle pika lõigu pikkus on 8 ja siis väiksema kolmnurga seesama külg justkui on 2, see on 4. Seega see suurem kolmnurk on 4 korda suurem. Ta on 4 korda suurem. ma ei saanud aru. Väga hea. nagu ma oleks nii teinud, et ma ei tea, ma ei taju üldse seda teemat. jah, see on vastik teema alguses on ju, et sarnasest teema ta võtab nagu harjumist. aga kuidas sa oleksid teinud? Okei, kui ma õieti mäletan, siis tunnis ma kasutasin mingit valemit, seda sarnase teguri valemit ja siis seal oli kuidagi nii, et mingi 6 ja 2-ga midagi jagasime ja siis ma ei tea, kui ma võtan siit praegu, siis ma ei oska seletada. tõenäoliselt, kui sa kuskil mingite arvudega jagasid, siis te jagasitegi mingeid külgi omavahel. ilmselt küll, jah. et tegelikult me tegime sama. et mina hetkel võtsin, ma teen värvidega. aga nagu miks sa selle pika jagasid 2-ga, miks sa nagu? ma näitan kohe. see pikk külg on siis, kui pikk? 8. 8 on ja see ongi see, siin on see pikk külg. ning ma jagasin teda selle sama külje, aga väiksema kolmnurga omaga. ehk ma siis saangi sellest aru, mis sa nagu siin on, okei, siin sa on- pead siis nagu siin on sama selle case. pika nagu suure kolmnurka küljega, no väiksema kolmnurka küljega. täpselt, et siin on täpselt sama case. ma võtan selle väiksema, mis ta siis hetkel on, see M. ja jagan teda terve selle suurega. ehk siis see sarnasuse, see värk, see käib nagu samade külgede kaudu, et kui me räägime sellest, kui me räägime näiteks nüüd siis sellest küljest siin, siis me räägime sellest pikast küljest ja sellest väiksemast ja siis küljest. sa jagaksid ka selle pikema selle väiksemaga, onju. jaa. okei. jah, et alati on see pikema jagamine väiksemaga. okei, tegelikult sa võid jagada ka väikest pikaga, selles suhtes ei ole vahet. et sa saad erineva sarnasusteguri, aga mulle meeldib alati suuremat jagada väiksemaga, siis ma saan nagu mingisuguse mugavama numbri tavaliselt. et ei saa mingit 0, midagi. ehk siis hetkel sisuliselt, mida see sarnasustegur meile ütleb, see 4. see 4 ütleb seda, et see suur kolmnurk siin on 4 korda suurem sellest väiksest kolmnurgast siin. ning kuhu see meid nüüd viib? kas me saame kuidagi leida selle väiksema külje siin? kui me räägime sarnasusest, siis missugune külg on seotud selle väiksema küljega siin? jah, tema siin. Nad ei ole enam kohakuti nagu siin, aga sellele küljele sarnasusteema mõttes vastab seesama külg. ehk siis jah, nüüd nad asuvad nagu erinevates kohtades justkui. üks on siin ja teine on siin. et nad ei ole enam kohakuti nagu siin see olukord oli, et sinine ja roheline justkui nagu kattuvad veits omavahel. aga kui me teame, et see suur külg on 4, kui väike on siis see väike külg? ma olen nii palju enda kätega siin vehkinud, et ma nagu pean üle tegema mingeid jooni. kas see on mingi 4 miinus x või? 4 jagatud. 4 jagatud x-iga, aga mis asi on x? see väike külg. Okei, oletame, et see väike külg on x. Oleks sama 4 korda väiksem. ja kuna sarnasustegur on 4, siis väiksem kolmnurk on 4 korda väiksem. seega, kui suur on x? x on võrdne millega? kui temale vastav külg on 4, siis kui suur on x? 1.
seda siis selliselt, et sa, kuna väiksem on 4 korda väiksem, siis ma selle A, ehk siis noh, kuidas ma nüüd näitan. Ma sisuliselt A jagan sarnasusteguriga hetkel, ehk siis 4 jagan 4-ga. See on 1. Ehk siis ma võtsin selle 4 siin, panin ta siia ja selle 4 siin ja jagasin nad omavahel. Ning nüüd tagurpidi see töötab jälle, et kuna me teame, et see X on nüüd 1 ja see suurem kolm on 4 korda suurem, siis ma mõtlen, et okei, 1 korda 4 on 4. Seega nagu 4 korda suurem, make sense'i. Et ongi 4 korda suurem. Või siis teistpidi mõeldes 4 korda väiksem. 4 korda suurem või siis 4 korda väiksem. Matemaatiliselt on need väga sarnased. Ja see on siis sarnasus. Seega, mis selle ülesande vastus on? Tuleme tagasi siis selle ülesande juurde, mida see ülesande üldse tahtis meie käest? Mida ta küsis? Kuidas oleks, Kaspar, ilus sõnaline vastus sellele ülesandele siia kokkuvõttes? puutuja on 3 sentimeetri kaugusel ringjoone puutekohast. Täpselt nii, jah. 1 + 2 on 3. Seda tehet peab ka kindlasti näitama. Jah, ning see on siis see ilus ümmargune vastus, mida e-rehkenduses kogu Eesti mingil hetkel lahendas. Okei, noh, kogu Eesti all ma pean silmas mingi 20 000 inimest. Et ma kujutan ette, et need täiskasvanud siis keskealised, kes neid e-rehkendusülesandeid lahendasid, ma arvan, et nad jah, nagu väga paljud saidki tulemuseks 0. Sest nagu see matemaatikas küsitakse suht spetsiifilisi ja selliseid veidraid asju, mis nagu elus tihti ei näe. Ja siis me see tahavad meelest ära, isegi kui kunagi oli nagu mingisugune olnud. Aga Meribel, kuidas oletame, et nüüd on sõnaõigus teistel ka, kuigi eks nad vahel ega sellest reeglist eriti kinni ei peeta. Meribel, kuidas see ülesanne tundus? No nii ma sain aru. Et siis Aga ma lihtne mõtlen on. alati nagu, et kui on vaja see, on nagu mingi sarnasusteguriga kolmnurga ülesanne, kas alati peab leidma selle K või sa võid kuidagi mingi läbi külgedega midagi leida või? Kui sa küsid, et kas alati peab leidma K? Nagu kõige alguses, kas sa pead esimese asjana K leidma alati? Ma vastan sellele niimoodi, et väga tihti see tuleb kasuks küll. Väga tihti see lahendusmuster nendes ülesannetes on küll selline, et K leidmine tuleb kasuks. Aga ma ei saa öelda, et see tuleb alati, sest noh, ülesandeid saab ju igasuguseid teha. See oli võib-olla loll küsimus, aga ma ei oska seda teemat üldse, ma ei tea isegi, kas ma küsin õiget asja. No aga sa küsid, ei, see oli väga hea küsimus. Ma ise 10 aastas mõtlesin ka nagu see, no mis seal saata, nagu üks osa matemaatikast oligi see, et sa jätad mingisuguse nagu mustri meelde, et kuidas see lahenduskäik välja nägi ja siis sa nagu järgid järgmine kord seda mustrit. Ning see nagu alguses väga tihti elus ka on nii, nagu et jätad mingisugused mustrid meelde ja siis toetud nendele, aga kas see sarnasusteema on alati olnud siuke vastik või sulle? Ma ei mäleta, mis see mõnikord ise oli. Jah, et see on, ega kui teda nagu tihti ei kohta, siis ta ongi vastik. Aga kui selliseid ülesandeid päris palju läbi lahendada, et kui me siin veel paar tükki lahendame täna, siis äkki lõpuks on juba parem. Aga nagu selles suhtes sarnasuse teema juures, see ongi nagu väga suur tükk sellest teooriast. Et nagu rohkem teooriat sarnasuses eriti ei ole. Et kui te seda teate, et nende vastavate külgede jagatised on võrdsed ja ühtlasi võrduvad ka sarnasusteguri väärtusega, siis on nagu kena.
Läheme järgmise juurde või? Davai. Järgmine minu mäletamist mööda peaks olema siuke, no eks näis. Ta väga sarnasus nagu ei olegi, midagi muud. Kolmnurk ikka, aga võtan hetkel selle sarnasuse siia. kus see vets siin on? Sa isegi, sa ei tea. Uksest välja lähed vasakule, käid otse uksest läbi ja vasakule. Jah, sisuliselt ma näitan praegu käega vetsu tuppa nagu seal. Seal on vets. Lähed kahest uksest sisse minema. Nii, aga Sebastian, palun leia mulle kolmnurga pindala sedapsi, et see on täpne. Tegemist on täisnurkse kolmnurgaga, mille hüpotenuus on 20 cm ja üks terav nurk on 30. Tavaliselt kui ülesanne ütleb, et leia midagi täpselt, siis see vastus on kole. Aga hetkel, no vaatame, mingisugune täisnurk nagu on nurk. Mis noh. Vaat ei ole kumb terav nurk on. Jaa, ei ole vahet. Hetkel minu joonisel siis see näeb siin veits 30 moodi rohkem välja kui see ülejäänud. Oota, mida tahetakse? Pindala või? Okei. Pindala, jah. Davai. Need küljed, mis on teadmata, ütlen, et need on näiteks A ja B. Et kuidas me leiame täisnurkse kolmnurga pindala? Või üldse kolmnurga pindala? Ikka mingit valemit ära. Nii. Kas sa ristküliku pindala valemit tead või? Ristküliku valemit? Jah. A korda B. Jaa, ma tegin sulle siia väikse ettekujuteldava ristküliku. Oih, ma panin tähised valesti. Üleval on B ja siin on A. Sa ütlesid, et ristküliku pindala on A korda B. Minu mäletus järgi ole. Sul on õigus. Nüüd vaata seda joonist ja lihtsalt tuleta mulle selle täisnurkse kolmnurga pindala valet. Miks jagatud kahega? Seda pool. Täpselt nii, nagu sellest ristkülikust pool on seda täisnurkset kolmnurka täis. Seega täisnurkse kolmnurga pindala valem ongi kaatetite korrutis jagatud kahega. Niimoodi on päris hea nagu meelde jätta endale, et täisnurkne kolmnurk on sisuliselt nagu pool ristkülikust, seega saab niimoodi meelde jätta küll. Aga jah, ehk siis meil on vaja A-d ja B-d. Et vastust kätte saada. Kuidas me leiame A ja B? Sellega oli see valem, et kui sa näiteks kui sul on näiteks kaks seda olemas, siis sa paned need ruutu ja liidad või siis lahutad, kus sul need olemas on, siis võtab pärast ruutu juures. Jaa, sa räägid Pythagorase teoreemist, mis on jumala õige mõte, aga sa ütlesid ise väga hästi, et siis kui sul on kaks tükki olemas, on ju? Hetkel on ainult üks olemas. Jah, et tavaliselt nendes ülesannetes või üldse matemaatika ülesannetes kõik, mis teile antakse infona, on oluline. Okei, kui mina mõnikord mingi teksti välja mõtlen, siis seal on väga palju ebaolulist ka, aga üldiselt eksamil kõik info, mis sulle antakse, on oluline. Hetkel see 30 kraadi, mida see tekst ütleb, see on ka oluline. Kuidas me saame seda nurka ära kasutada täisnurkses kolmnurgas, on küsimus. Kas see on mingi teoreem või? Siin saab päris mitmet moodi, aga teoreem on ja üks variant on ka mingisuguse teoreemiga.
ja seda täitsa kutsutakse ka teoreemiks. Hetkel ma näen, et kui minna, siin on üks põhikooli variant, mis on nagu suht. Põhikoolis õpetatakse seda nagu lihtsamat moodi, aga kui me oleme gümnaasiumis, siis siinusteoreem tuleks siin appi. Jah. Aga mida üldse siinusteoreem tähendas, on küsimus. See, et sa võtad sellest nurgast võtad siinuse eest äkki. Ja, et kui meil on mingi nurk on antud. Ja siis sa saad mingi arvu 4,2. Okei, seda. Ma ei mäleta täpselt midagi, aga midagi võikab vaikselt. Jah, selles suhtes, et me saame ta välja arvutada küll mugavasti, aga siinusteoreem väidab meile, et ma ei teagi, kuidas on kõige lihtsam teil seedida seda infot. Põhimõtteliselt siinusteoreem seob omavahel nurga ja külje. Hetkel on siin siinusteoreemi kaudu seotud need siis nagu vastasküljed või vastasnurgad. Et see täisnurk. Siinusteoreem seob omavahel vastaskülje ja vastasnurga, ehk siis kui ma võtan nurgast siinuse, siinus 30 kraadi ja jagan seda siis temale vastava küljega, ehk siis hetkel A-ga, tema vastasküljega. A-ga. Siis see on võrdne siinus sellest teisest nurgast, mis on hetkel 90 kraadi, see on siis see täisnurk, ja 20. Ning siinus 90 on minu teada väga siuke ilus väärtus. Aga kuidas me siin nüüd siis selle alfa, või mitte alfa, vaid külje A kätte saame? Ristkorrutisega ega muud midagi. Ristkorrutise kuju on siin täitsa olemas. Ehk siis hetkel siinus 30 kraadi korda 20 jagatud siinus 90 kraadiga ja see peaks olema meie A. 10. Oot, kui tore. Täpselt ongi 10 või? Jaa. Siis on ju kena, kas meil on ühik ka antud sentimeeter? 10 senti. Davai, kõva. Olemas. Nii, ja nüüd on vaja veel B ka leida. Seda saab juba selle teoreemiga taha. Jaa, et jah, ehk siis hetkel, kui me tahame B-d leida. Kui me tahame leida B-d. Täpselt nii. Hüpotenuusi ruut miinus 1 kaardeti ruut. Ja võtta veel juure alla kah ja siit tuleb siis äkki mingi kole vastus. Aga ülesanne tahame, et see oleks täpne, seega me ei tohi ümardada. 300. Ruutjuur 300. Davai. Ruutjuur 300 sobib hästi. Nii. Siia paneb ka siis sentimeetri taha, et tegemist on ikkagi pikkusega, väga koledaga, aga ikkagi pikkus. Ja nüüd A ja B on olemas, paneme andmed sinna pindala valemisse. 10 korda ruutjuur 300 jagatud 2-ga. Võt kui tore, taandub maha. Jääb alles 5 ruutjuur 300. Ja see on siis täpne. Ülesanne tahtis täpselt, ta sai täpselt. Et ei tea, kui see tooksite kalkulaatorisse sisse, kas ta kalkulaator paneb ta veel natukene teisele kujule. Ta ütleb, et see on 50 ruutjuur 3. Jah, ruutjuur 3. Et kuna teil on eksami ajal kalkulaator olemas, siis ma usun, et nagu te saate eksamil selle eest ka õige, et nagu seda loetakse õigeks. Aga millegipärast minu kogemus ütleb,
et matemaatikaõpetajatele meeldib rohkem sihuke vastus, kus sa oled juure alt võtnud hästi palju arve välja. Et jätnud juure alla võimalikult väikse arvu. Millegipärast neile meeldib see rohkem. Olemas. Kuidas see tundus, Sebastian? Vähe räige. Vähe räige või? Ei, ma ei tea. Kas see oli lihtsam kui eelmine või raskem? Ma ei tea, võib-olla lihtsam. Ma ei tea. No, nagu tegelikult see tegemist on üldiselt see... Kas seda oleks teistmoodi teha? No muidugi. Kui me oleksime põhikoolis, siis kogu selle asja oleks saanud välja arvutada niimoodi, et mis on siis 30, okei, see on siis, et siinus 30 kraadi on võrdne A jagatud 20-ga. Ja siit me saame avaldada A, mis on siis siinus 30 korda 20. Jõuame samasse kohta välja. Põhikoolis tehakse seda asja nii, aga põhikoolis ei teata siinusteoreemi. Aga ta oleks võinud ka teha nii selles suhtes, et keegi ei sunni teid tegema seda siinusteoreemi kaudu. Aga ma mõtlesin, et tuletame seda siinusteoreemi asja meelde. Sa põgened vetsu, jah? Aga seda teise külje leidmist oleks saanud ka teha teistmoodi, ma oleks saanud koosinusega. Koosinust selle, mitte koosinusteoreemiga, aga lihtsalt koosinusega. Et koosinus 30 kraadi võrdub B jagatud 20-ga. Oleks sama asi, et ei oleks pidanud Pythagoras tegema, oleks saanud teistmoodi. Ehk siis variante kui palju tead. Nagu siin on jah, geomeetria on tihti nagu siuke, et siin saab erinevat pidi. See, et mis on kõige lihtsam, pole oluline eriti. Lihtne on see, mida sa oskad. Kui sul on oma oskus olemas, siis küll sa teed ta piisavalt kiiresti ära. Võt, aga siin, jah, see on siuke. No teeme ikkagi midagi veel. Kuna meil on ikkagi sarnasuse teema, siis teeme midagi sellist ka. Ehk siis sarnasuse teema jätkub. Kui meil on nüüd selge, kuidas sarnasus ülesanded lahenduvad, siis me saame selle ülesandega väga mugavasti hakkama, kui me lihtsalt suudame rahulikult mõelda. Et mõtleme asju nagu välja. Et mis siin nagu toimub. Et just kui paneme selle maja kokku. Aga mis sa siis kostad, Meribel? X-y tuleb leida. See on hea. Ma nüüd mõtlen siis äkki see 5 ei võta. Et see pikk, see kolmnurga üks külg on ja see niipidi, mis on nagu niipidi. Okay. Kas see on siis 5,34 pluss X? Väga hea küsimus. Ma tegelikult peaksin selle siia ülesandesse sisse tooma, et selle suure kolmnurga külg, see nagu kõik kokku on seal. Oota kurat, ma ei tea ise ka. See ju tekst ei ütle. Ühe kolmnurga sisse on paigutatud väiksem suurema kolmnurgaga sarnane kolmnurg. Kas see 5,34, kas see on selle suure kolmnurga külg? Või see on ainult väikse kolmnurga külg? Ma arvan, et see on ikka väikse. Ja väikse, jah. Loogiline oleks ju. Oleks küll ja, sest muidu ta vist läheks sellest ja ma olen nõus. Ma olen nõus. Aga seda peaks tekst tegelikult ütlema, see on halb tekst, see on nüüd ülesande viga. Ta peaks seda täpsustama. Jaa. Teeme nii, et on selle väiksema ning. Aga samas, kui vaadata seda 7,73 ja 7,33 liikumist vahet, nagu mõelda, see on üldse loogiline või? Nagu nendes ülesannetes
joonise pikkus võib tihti olla ebaloogiline. aga sa pead lähtuma ikkagi nendest andmetest, mis sulle antakse. Et lahendame selle ülesande hetkel nii, et need pikkused, mis seal on antud, see 5,34, et see on siis ainult selle väiksema kolmnurgalise külg. Ja 7,73 on samuti selle väiksema kolmnurga külg. noh, selle 5,86-ga pole küsimust. 7,33-ga ka ei ole küsimust. Ehk siis see X ja Y. See on siis 7,73 pluss Y. Siin on sama lugu. Pluss X. Oeh. Ja meil on vaja siis X ja Y-t teada. Okei. What we thinking? Do we know the answer to that question? Ehk siis need kolmnurgad on sarnased. See on tore. Kas me suudame leida kaks külge, mis on teineteisega siis nagu sõbrad, mis on need vastavad kolmnurgad? Kas siin on üks sõprade paar, millega me saame selle sarnasest teguri välja arvutada? Kas sa Meri veel pakuksid välja? Midagi. Sõprade paar, sa mõtled nagu kaks külge siis või? Jah, kaks külge. Okei, kas siis näiteks 5,34 pluss X jagada 5,34-ga või? Sul on õige mõte, et jah, see suur külg on siis 5,34 pluss X jagatud 5,34-ga. Sul on täiesti õige mõte, aga kuna siin on X sees, siis me ei saa seda välja arvutada, on ju? Aga sul on väga õige mõte. Kas meil on kaks külge, mida me saame nagu välja päriselt arvutada, kus X ei ole? Või Y-t ei ole? Need alused. Täpselt nii, hetkel selles kolmnurgas need on need kaks külge, mille abil me saame selle sarnasusteguri väärtuse päriselt välja arvutada. Sest nad on mõlemad arvud. Seega, ma võin siia jätkata võrdlusmärgiga. Ehk siis, kuidas me siin sarnastustegurit arvutame? Ei tea, kas ta tuleb? Pikema ja vähemaga või? Jaa, hetkel, kui me alustasime pikema jagamist lühemaga, siis me peame siin ka pikemat. Kuidas seda siis sa teed? Nagu ma ei saa sellest aru. Miks uuele ära ei kirjuta? Et kuidas ma edasi teen? Jah. Sest et hetkel sarnasustegur ongi, sisuliselt ma alustasin seda võrrandit sellega, et ta on kõikide nende külgede jagatistega võrdne. Ma võin jätkata siin ka selle 7,73-ga pluss Y ja jagatud 7,73-ga. Nad on kõik siin võrdsed selle pärast. Kõik nad võrduvad sarnasuteguriga. Aga ma võin, see on nagu ainukene, kus ma saan selle väärtuse välja arvutada, vaata. Sest tal on ainult numbrid. Et ma loodan, et see vastus tuleb siin ilus. 5,86. 1,25. Ta ei ole ilus. Kui ta ei ole ilus, siis meil ei ole mitte midagi muud teha, kui me peame väitma lihtsalt. Ma ei taha ümardada vahevastust. Ma ei taha öelda, et see on 1,25. Ta on umbes 1,25, aga vahevastust ümardada on väga, väga kole või nagu väga ebakorrektne eksamil. Seega me peamegi leppima sellega, et tema sarnasusteguri väärtus ongi see tehe. Ärme arvuta teda välja, vaid see ongi see. Ta jääbki nii koledaks. Miks 1,25 ei või olla, miks ta segab?
sellepärast, et on ebatäpne. ja ta oleks hetkel siis nagu vahevastus, et ta ei ole lõppvastus sellele ülesandele. ta on alles mingisugune vahevastus ning kuna me ümardame teda, siis lõppvastus on selle võrra valem. Et nagu, et see lõppvastus läheb meil valeks kätte ära lõpuks, kui me siin hetkel hakkame ümardama. Seega ärme ümarda. Ning nüüd ma tahan ikkagi, kuigi me ei saa teda välja arvutada, siis ta on ikkagi nagu, mõtleme, et see ongi see sarnasustegur, kogu see tehe, see ongi see vastus sarnasustegurile. Ning mina hetkel, kui ma vaatan näiteks neid kahte seda murdu, siis ma näen ristkorrutist jälle. Kaks murdu, mis on omavahel võrduma pandud. Kui sa paned nendega võrduma, siis sa oled nii, et nagu ühesugused küljed peavad olema nagu soht, ma ei oska seletada. Et ainult suured on üleval. Peavad ühesugused küljed olema nimetajas ühesugused küljed. Suured ja väiksed. Täpselt, jaa. Hetkel nagu sa oled tähele pannud, mul on siin lugejates on ainult suured, vaata. Ainult suured ja nimetades on ainult väiksed. Väga õige tähelepanek, täpselt nii. Et täpselt nii ongi. Lugejates ainult suured, et sa kogu aeg jagad ühtepidi. Kas siis jagad kogu aeg suuremat väiksemaga või kogu aeg väiksemat suuremaga. Ei ole vahet. Aga kogu aeg ühtepidi. Aga hetkel ma siit, issand, see on nii tühi. Teda ei ole näha. Tahaks äkki siis mingi sinisega. Hetkel ma näen siin ristkorrutist. Ma näen, et selle 5,34 pluss x-i, seda me saame ristkorrutise abil välja arvutada. Kas sa, Sebastian, oskaks öelda, kuidas see ristkorrutis siin välja näeb? 7,33 korda 5,80. Ei, 34. Jah. Jagatud 5,86. Nõus. Ja kuidas me nüüd x-i siit välja avaldame sellest võrrandist? Viid selle 5,34 teisele poole. Täpselt nii. Miinus siis 5,34. Ja kui me nüüd kogu selle tehte kalkulaatorisse sisse toksime, siis me saame selle x-i vastuse nagu võimalikult täpselt. Et me ei ole mitte ühtegi arvu, mitte ühtegi vastust vahepeal ümardanud. See teeb natukene ebamugavamaks selle asja, aga that's the only way. Et seda täpsust säilitada. Ja see vastus tuleb siis siia. Vastus tuleb siia mis? Nüüd on küll koht ümardamiseks. Sest see on lõppvastus. Keegi sosistage mulle. 1,34 või? Pigem 1,34 ikka, jah. Kui ülesanne ei ütle, et kui kaugele me ümardama peame, siis ma ei tea, valim ise. Mulle meeldibki 2 kohta panna. Ja hetkel on tegemist. Ühikut ei olegi või? No see on ü. X on olemas ning nii ongi. Ehk siis hetkel selle kogu pika suure kolmnurga pikk külg on, seda ülesanne ei küsi, aga ma ikkagi panen ta siia kirja. On umbes 6,68. On siis see pikk külg. Mul on tegelikult tunne, et selle ülesanne mõtles alguses, et see 5,34 on ikkagi see pikk külg. Aga selles suhtes vahet ei ole, ülesanne, ta lahendub siin samamoodi. Aga kuidas me Y-i saame? Samamoodi, jah. Täpselt nii, et ma näen, et siin on teine ristkorrutis. Selle Y-i. Nad on kõik nagu see sama kuju justkui. Samad murrud võrdusmärk nende vahel. Ehk siis hetkel,
kui ma tahan arvutada välja siis seda ülemist siin, siis 7,73 pluss y võrdub 7,33 ongi nii, oota mida? 7,33 korda 7,73 jagatud 0,86 ja siis viin veel selle 7,73 siia vasakule poole ka ja toksin kogu selle asja kalkulaatorisse sisse. 7,33 korda 7,73 jagatud 5,86 miinus 7,73 tuleb siia 1,94. Nii, ja meil on vastused käes. ja jah, nagu suht lühikesed tükid on need X, Y, mis õnneks nagu klapib joonisega. aga jah, Sebastian alguses see asi, millele sa tähelepanu juhtisid, see, et nende külgede pikkused nagu ei klapi joonisega. See on jah, ma vihkan, kui on siuke ülesanne, kus ei klapi, aga nagu nad võivad panna sellise joonise, kus need pikkused joonisega eriti hästi ei klapi. Nii et joonist me siis eriti nagu kontrollimiseks kasutada ei saa. Tavaliselt, kui mul on siuke ülesanne, kus ma näen, et on valede pikkustega, siis ma teen endale uue joonise mustandi lehel, kus ma saan nagu näha, et ma saan enam-vähem õigete pikkustega vastused. Aga üldiselt õnneks ikkagi need pikkused klapivad joonise andmetega. Et suurema väärtusega külg siis päriselt on ka joonisel pikem. Vot, ja meil on vastused käes ja sarnasus on meil nüüd meelde tulemas.